Ja tere! Mina olen Kadri Männisalu ja olen asendusõpetajate programmi tegevjuht. Ja tere ka minu poolt, minu nimi on Liis ja mina olen asendusõpetajate programmis värbamis- ja koolitusjuht. Nii, kõigepealt siis küsimus, kui palju teil selles asendusõpetajate fondis neid õpetajaid on? Ja meiega on liitunud kokku tegelikult juba üle 2500 asendusõpetaja, kellest küll asendama on jõudnud 615, kes on siis päriselt koolides koha peal käinud ja iga kuu umbes käib meie kaudu asendamas koolides 50 kuni 70 asendusõpetajat. Ja tipphooajal on isegi üle 100 olnud, et siis kui siin koroonaperiood oli, siis isegi 100 inimest käis kuus. Ja mõned inimesed käivad nagu ka topelt mitmel asendamisel. Ja käisid interneti kaudu ka koolides siis? Hübriidõpet ka rakendasime esimeses järgus, et nagu kui koolid avatuks juba lasti, et siis ikka koha peal. Ja meil on tõesti, meiega on liitunud hästi palju erinevatelt aladelt inimesi, et meil on näiteks pensionil olevaid õpetajaid, meil on neid, kes alles õpivad ülikoolis, aga ei ole veel lõpetanud. Samas on ka näiteks täiesti oma ala, ongi füüsikuid, võib-olla nad ei ole kunagi õppinud õpetajaks, aga samas on hästi tugev füüsikas, et päris palju on selliseid inimesi, kes on läbi meie siis proovinud ka sellist karjääripööret teha hariduse valdkonna suunas, et meie programmi kaudu on läinud päriselt koolitööle 64 õpetajat ja tõesti jah, et hästi erinevatelt aladelt. Just hiljuti tuli üks kohtunik näiteks ka meiega liitus ja me selles mõttes, et kuna ongi lai selline 2500, nagu ma enne ütlesin, et siis me tegelikult pakumegi igasuguseid koolitusi, et millist tuge kellelgi vaja on, et meil on igakuiselt on mingisugused kohtumised, mõnikord on see koolitus, mõnikord on see selline õpiring, vestlusring, jagame muresid, rõõme ja siis osalevad need, kes soovivad osaleda. Kas teil siis tähendab, et ka insenerid, kohtunikud ja elektrikud, nemad saavad ka õppida siis teie juures õpetajaks või õpetamist? Jah, täpselt nii, et täiesti ongi erinevad, kui nad alguses kandideerivad, siis me vaatame läbi nende avalduse ja võib-olla see oleneb, et kuhu nad asendama siis sobivad ja me saadame ka koolile täpselt, et mis kogemusega see inimene on, milliseid koolitusi ta on läbinud ja siis kui kool ütleb ka omalt poolt, et meile sobib, siis niimoodi me nad kokku viime. Ja me küsime hästi palju tagasisidet ka koolidelt, et kohe näha, et need, kellel ongi positiivne tagasiside, siis me saadame neid väga sellise kindla südamega, et need esimesed asendused on võib-olla, et siis me toetame rohkem, helistame, suhtleme rohkem, aga keda me juba teame, kes meil asendamas käivad, et siis nendega me niimoodi kogu aeg uuesti üle ei vaata. Mis õppeainet tahavad asendusõpetajad kõige rohkem õpetada? Ma arvan, meil vist kõige sellisemaid populaarsemad praegu on klassiõpetajad ja tegelikult lasteaias on palju inglise keelt, eesti keelt, kirjandust. Ma arvan, need on kõige populaarsemad. Hästi palju tegelikult otsitakse ka reaalaineid ja suudame seda täitsa pakkuda, et tegimegi hiljuti sellise enda seas sellise koolituse, et pakkusime matemaatika õpetamiskoolitust, et kuna me teadsime, et meil on osad asendusõpetajad sellised, et nad võiksid tegelikult matemaatikat asendama minna, koolidel see vajadus on, aga nad veel võib-olla vajavad seda viimast tõuget, et siis oli päris populaarne koolitus ja pärast seda saime päris palju ka matemaatikaõpetajaid endale juurde tegelikult, kes olid valmis asendama matemaatikat just. Aga kes on koolitajad? Selle koolituse me tellisime väljast, et ta oligi eraldi oskuste labor, et ongi päris matemaatika koolitajad, et siis tegime nendega koostööd näiteks. Aga muidu need igakuised kohtumised siis ma teen ise, et ma juba enne olin õpetajaid koolitanud, et sellised õpiringe niimoodi vean ise mina, kuna ma olengi koolitusjuht. Nii, kas mõni õpetaja on jäänud päriselt ka kooliõpetajaks pärast asendamist? Jaa, igal aastal meil jääb koolidesse seal 15 kuni 20 asendusõpetajat.
leiavadki siis oma kutsumuse või tagasipöörde siis õpetajaameti poole, ja need on nagu sellised eriti magusad pärlid meie jaoks, et kui me oleme saanud siis olla abiks sellise esimese sammu tegemisel või siis ka tagasi tulemisel, et ka kui oli viimane kohtumine meil asendusõpetajatega, kus me lihtsalt oma ma ei tea, kogemusi jagasime ja häid nagu rõõmsaid hetki ja ka raskemaid hetki, et siis seal ka üks noor naine rõõmsalt nii-öelda jagas, kuidas ta on nii tänulik asendusõpetaja programmile, et tänu sellele kogemusele, mis ta sealt lastega sai, ta tahtiski minna edasi õppima just õpetajaks. Et jah, kuskil aastas 15–20 inimest ikkagi läheb meie teada. Igal aastal? Igal aastal, jah. Siis te aitate ju õpetajate nappust leevendada. Jah, väga sellises pikas perspektiivis me näeme, et me oleme üks osa sellest lahendusest, et noh, selliseks stepping stone või nagu esimene aste proovimaks seda ametit, katsetamaks, kas see võiks mulle sobida kas või tunni kaupa. Ja siin ma olen hästi tänulik meie Liisile, kes tõesti on hästi nagu toetav asendusõpetajatele. Nad saavad helistada ja küsida neid kõige esmasemaid küsimusi. Ja oleme tõesti ka koolituste paketti nagu kokku pannud nii kirjalikul kui ka kohtumiste näol, et neil oleks see tuge päriselt olemas. Kas on mingi tüüp ka siis nendest asendusõpetajatest, kelle puhul on juba ette näha, et ta võib jääda kooli päriseks? Jah, kui mõelda sellise keskmise õpetaja peale, et milline on üks keskmine õpetaja, siis tema selline väärtuste pakett, ma arvan, on kohe, mis nagu annab selle ise nagu iseloomustuse, et milline võiks, et kas ta võiks sobida sinna, et kas ta on paindlik, kas ta on lahendustemeelne, kas ta on selline, kas lastega tegelemine sobib talle, et see on üks selline õpetaja, ma ei teagi, mentaliteediga, et seda on ikkagi näha, ma arvan, jah. Kui on näha, et meeldib asendustundide andmine, siis on karta, et jääbki õpetajaks, jah. Ja ma arvan, meie kaudu ongi tegelikult seda hästi hea katsetada, et erinevaid koole ka näha. Et võib-olla ma satun ühte kooli ja ei ole minu kool ja arvangi, et minust ei võikski siis õpetajat saada. Võib-olla ma sobin teise kooli. Et selles mõttes on hea selline, katsetan siin, katsetan seal, teen nagu tööampse ja siis saan aru, et milline kool, milline aine, kas mulle sobib see, kas mina sobin sinna, et tegelikult hea võimalus katsetada. Tudengitele tõesti ka soovitan, et meil on väga palju koole, kes on oma olemuselt ülesehitused lihtsalt nii erinevad. Et ka siin ma ütlen kõigile asendusõpetajatele ka, et tõesti, kui on isegi selline nii-öelda keeruline päev, siis see ei tähenda, et ei sobi nii-öelda selleks asendusõpetajaks. Et võib-olla lihtsalt see kooliga peaks vaatama siis mõnda väiksemat kooli, näiteks maakooli või vastupidi siis just vaatama mõnda suurema kooli poole, et anda endale rohkem nagu võimalusi. Ja ma olen ka õpetaja olnud ja praegu tunnen täitsa kadedust, et oleks olnud tore õpetada, proovida mitmes koolis, mitmes erinevas koolis. Vabalt võite veel kandideerida. Absoluutselt. Ma vaatan avalduse üle ja. Aga tehke siis reklaami praegu, keda te ootate eelkõige? Tegelikult ongi, et ma arvan, me ootame kõiki, et see peab tulema selline endal see tahtmine ja kui sul on see tahe, siis tule ja katseta. Et vaatame üle, et see loomulikult meil on nõuded, mida me vaatame kõrgharidust, aga see ei ole alati selline, et näiteks ongi, et me võtame ka tudengeid, et see ei ole see, et kindlalt kedagi välistame, et motivatsioonil on päris suur tegur ja kui näha, et inimesel on olemas motivatsioon ja kui me vaatame tema eelneva nagu kogemus üle, isegi kui ta on tõesti noor inimene, et tal seda kogemust ei ole liiga palju ja kui me leiame kooli, kes on valmis seda noort inimest vastu võtma, siis ma arvan, et see on nagu väga hea võimalus sellel noorel inimesel näha seda maastikku, seda valdkonda ja tõesti tulla loodetavasti positiivse kogemusega sealt ka ära. Pluss abiõpetajaid otsitakse ka, et võib-olla on hea alguses abiõpetajana katsetada ja siis sealt veel edasi, et seda kogemust koguda. Ja ma küsin uuesti igaks juhuks,
ja ei pea olema varem, et ei ole vaja, et oleks varem olnud õpetaja. Täpselt, see ei ole võib olla karjääripööre. Jah, täpselt, et see ongi selline hea võimalus katsetada, et kas see õpetamine on meil. Järjest rohkem me tegelikult näeme, et see on selline, õpetajaamet on selline tegelikult nagu millest paljud tegelikult elu jooksul ikkagi mõtlevad ja tulevad sinna tihti hiljem. Et ongi, et mingil muul alal tegelikult on hästi tugev, tal on tugevad näiteks reaaloskused, temast võiks saada väga hea füüsikaõpetaja, matemaatikaõpetaja, ükskõik, aga ta ei ole lihtsalt õpetajaks õppinud, kunagi õpetajana töötanud. Ja praegu tegelikult meil koolid neid otsivad ka. Ja kui tal on ikkagi väga tugev selline spetsialisti kogemus, siis me näeme, et see on ka väga kasulik sellele õpilasele nagu kohtuda inimesega, kes siis päriselt töötab oma sellises väga spetsiifilises valdkonnas. Ja isegi kui tal ei ole seal klassiruumis pedagoogilisi oskuseid, siis me näeme, et õpilased siiski võidavad selle spetsialistiga kohtumisest ja tema saab tuua sinna klassiruumi mingisugust sellist teadmist, kogemust, mis ikkagi siiski rikastab selle lapse arengut. Meenub kohe noored kooli, kus nad ei ole ka õpetajaks õppinud varem, aga hakkavad käima ülikoolis õpetamise kõrvalt. Kuidas nende asendusõpetajatega on, kes tööle jäävad? Lähevad ka ülikooli või? Enamasti küll jah, ikkagi, et nad õpivad selle ära, et nad saavad aru, et see on neile ja siis nad ikkagi teevad selle õpetaja kutse ära ja. Et meie oma programmi poolt oleme ikkagi selline, ma ütleks kõige esimene samm. Meie ei paku väga suurt koolituste pagasid, pigem see, et ta saab asendusõpetamisega hakkama. Tihtilugu need asendamised ongi ju lühiajalised, 1-2 päeva, vahel 2 nädalat. Jah, meil on ka pikaajalisemad, et selles mõttes, kui koolid ikkagi võivad meile poolde pöörduda ka pikemaaliste asendustega. Aga me ei ole enda fookusele võtnud nüüd nende inimeste pikaajalise toetamise ja ütleme õpetajate kompetentside arendamisel. Et sealt edasi juba me suunamegi, et tõesti minge noored kooliprogrammi, saate intensiivkursusena läbida koos praktikaga ja minna tegevõpetajaks või ülikoolidesse. Aga noored kooliõpetajad on meile jõudnud küll juba ka, et kes on näiteks noored kooli programmi läbi teinud ja nüüd nad lihtsalt tööalaselt tahavad sellised tööampse veel teha. Ja on ka vastupidi olnud, et läbi meie on asendusõpetajaks käinud ja siis läinud noored kooliprogrammi. Meie oleme tegelikult mõlemad noored kooliprogrammi lõpetanud. Ja õpetajana olnud, jah. Annate ise ka siis asendustunde või? Ei ole veel jõudnud, aga mõtlesime täiesti, et võiks sellise kampaania teha tiimis. Me ei ole asendanud jah selle programmi kaudu, aga näiteks kui ma ise õpetajana töötasin enne seda programmi, et siis ma oma koolis küll pidin palju asendama. Ja samas mind väga toetas nendel rasketel hetkedel, kui meie kool kasutas siis asendusõpetaja programmi, sest et minu töökoormus vähenes, et ma ei pidanud veel enda tundide kõrvalt nagu hakkama seal siis asendama. Kuigi mulle meeldis, et õpetamine ja kõiki asendamine, aga mõnikord oli küll nii, et jess, ei jõua ka, et kui endal on juba täiskoormus, et tegelikult oli raske alati siis asendada seal ise. Nii et selles mõttes asendamise kogemus ikkagi olemas. Ja, minul samuti. Et eks selles asendamises on midagi sellist vahvad, et sa kohtad üheks korraks uute inimestega, saad seal grupifaasis on rohkem sõltuvuse faas, kus sa oled veel positiivsus on klassis ja siis sa lähed lahku neist, et ei tekigi sellist püsivat. Et võib-olla sellepärast on ka see asendamine nagu mõnus tööamps tõesti. Ma olen asendanud selliseid tunde, mis ma olen nüüd, kuidas see siis siin käis, gümnaasiumi keemia, ei mäleta kohe niimoodi, et muidu ma olin algklasside õpetaja. Ja siis selles mõttes meie omas programmis ikkagi jah, et me saadame ikka need, kes on pannud, et ma tahangi just seda ainet õpetada, et siis me saadame need. Ja järjest rohkem tegelikult koolid pöörduvad meie poole tegevõpetajate leidmise probleemiga, et hästi palju oli augustis oli just, et kool hakkab, õpetajaid pole, kuidas saame aidata. Et siis me leidsime palju neile päris õpetajaid ja samal ajal ka tegelikult kõik ei leidnud, siis mõned lihtsalt kasutasid ka asendusõpetajaid niiviisi, et senikaua, kuni nad ise otsisid edasi endale. Jah, et Asep sai 5-aastaseks ja nüüdseks siis on
meiega liitunud üle 215 kooli, 217 oli äkki, mis ma täna hommikul vaatasin. Ja nagu näha, siis veel pooled Eesti koolidest võiksid veel liituda, et seda võimalust ära kasutada ja miks siis veel praegu on hea nagu liituda, on sellepärast, et me koroonaperioodil saime ka haridusministeeriumi strateegiliseks partneriks just COVID kriisi leevenduseks ja 80 tundi koolile on tasuta oma õppeaastas kasutada meie asendusõpetajate abi, kui tõesti on haiguskolle koolis olemas ja seda paljud koolid ka kasutavad. See aasta on neid palju vähem, neid haiguskoldeid ja enam niimoodi ei vaadata ka, kas on siis koroona või ei ole koroona, aga me oleme tõesti soovitanud, et kui on ikkagi kriis majas ja see on haigustest tekitud, et siis nad võiksid meie poole pöörduda, et me saaksime seda leevendust ikkagi sinna kooliperre tuua, vähendades nende oma õpetajate töökoormust. Ma tean ühte kooli, kus kutsuti asendusõpetaja Ukraina lapsi õpetama. Ja meil on ka teine projekt Heateo haridusfondiga, kus me koolitasime 40 asendusõpetajat siis keelekümblus, lakki ja kultuuritundliku õpetamise nagu õpetajaks, et nad oskaksid siis ja seal oli veel ka traumatundlik õpetamine nagu, et selline kombinatsioon erinevatest oskustest. Ja see koolitus siis toimus Tartu Ülikoolis, et me ei koolitanud ise on ju ainult. Ja see oli Tartu Ülikooliga koostöös, need oli pooleaastane programm. Ja mis muidugi üllatas, et väga paljud koolid, et me eeldasime, et hästi suur probleem hakkab olema nendega, et neil ei ole Ukraina lastele õpetajaid. Ja üllatuseks oli jah see, et kõik meie asendusõpetajad ei jõudnudki asendama minna või appi minna, sest see oli just sellise nagu 2-4-10 tundi nädalas abi, mida siis iga inimene sai pakkuda. Aga kuskil 21 asendusõpetajat siiski suundusid koolidele appi ja 3-4 inimest lausa läks tegevõpetajaks siis Ukraina õpilastele, et Vabadusse kooli läks kõige rohkem õpetajaid. Nii, mina küsin Kadri sinult, sina kui tegevjuht, kuidas sa hindad Asuti mõju või mis sa arvad, mis see kõige suurem mõju on? Ma arvan, et asendusõpetajate programm on Eestis väga vajalik nii-öelda algatus, mis tõesti on esiteks siis karjääripöörajatele potentsiaalne esimene alustav samm, mida ta saab teha. Ja teiseks ta tõesti on koolidele oma õpetajate ja õpilaste nagu igapäevase eluolu leevendaja. Ehk siis õpilane saab jätkata oma õpiteed sujuvalt, sest et temal on ainealane inimene seal asendust tegemas, midagi positiivset uut koolimajas. Ja teiseks siis tõesti oma õpetajad ei pea minema ootamatult samal päeval, järgmisel päeval minema asendama, sest et on inimene väljaspool maja. Ja ma arvan, et on täiesti mõistlik, et koolidel on tegelikult omad süsteemid välja mõeldud asenduste katmiseks, et kes on palganud endale asendusõpetaja, kes kaasavad abiõpetajaid, väiksemad maakoolid kaasavad ka lapsevanemaid. Kuid ma näen, et alati kriisi hüüa tulles, millal on see, kus kõik ressursid on kasutuses, et kuskil 10-20% nendest asendustest, nii palju kui ma olen tagasisidet kuulnud koolidelt, on mõistlik ka majast väljastpoolt võtta. Et ta loob uusi suhteid, sidemeid oma kogukonnaga, sa saad võib-olla sealt endale kunagi kedagi püsivamaks ka veel appi võtta. Et see on niisugune, ma läksin sellest mõjust natuke juba edasi lappama, aga et ma näen, et see võiks olla selline nagu tavapärane praktika, et koolidele tekiks selline harjumus siiski võtta ka väljastpoolt maja inimesi juurde. Nii et mõjuna, mis ma saaksin öelda, me toome uusi inimesi õpetaja ameti juurde, me leevendame koolis õpetajate ja õppejuhtidega, kes siis leiavad neid uusi asendusi ja nende stressi. Mis mõju meil veel on, Liis? Meil oli veel mõju. No see sama jah, et õpilase õpitee siis ei
katkeks, et noh, mõnikord ikka on see, et lihtsam on noh, kuidagi kohe, et see tund ära jätta või midagi, aga et päriselt kõik tunnid toimuksid. nagu meie see slogan ongi, et iga tund loeb, et see ei ole suvaline, et me ei pane sinna mingisugust õpetajat, kes tegelikult ei valda võib-olla seda teemat, et päriselt see 45 minutit on väga oluline, et me saame seal õppida, et noh, et need ei läheks kaotsi. Et minu meelest kõige olulisem ongi selline, et õpilasest lähtuv mõju võib-olla isegi. Mis sa vastu tahad küsida? Millised on meie asendusõpetajad? Väga lahedad. Meil on nad on tõesti hästi motiveeritud ja kuidagi tahavad jagada, nad tahavad teha selliseid põnevaid asju, et nad on väga, mulle tundub, enamik neist on ka sellised kiired kohanejad, et mõnikord võib ikka juhtuda, et noh, nad näiteks arvavad, et tund on ette valmistatud, kui nad sinna lähevad kohale, midagi ei tea, aga nad leiavad need lahendused, nad tahavad jagada oma kogemusi, et meil on tõesti, nagu ma enne ütlesin ka, siis me ju koolidelt küsime tagasisidet ja meie tagasiside on praegu niimoodi, et viimane oli 5 punktist 4,7, mis on, ma arvan, täitsa okei, et ja koolijuhid toovadki välja ka, et nad on pigem rahul, et noh, see 5 on ikkagi nagu väga-väga head, et ja ma arvan, et nad on hästi asjalikud ja teevad kuidagi kirega, et nad tahavad minna, meil ei ole raske üldse leida, noh tegelikult, et nii kui me paneme üles, et kes soovib minna, seal on kohe palju soovijaid, et sellised entusiastlikud ja ka tegelikult erinevad, igaüks omamoodi. Mis on meie väljakutsed? Mis on meie väljakutsed? Jaa, väga hea küsimus. Ma arvan, väljakutsed, võib-olla üks väljakutse, mis mul kohe esimesena endal tuleb, on see, et nagu sa enne ütlesid ka, et siis kriis ei hüüa tulles, aga et võib-olla selline igakuine stabiilsus või noh, et meil ongi kuidagi, et me hästi palju lähtume kriisidest, et noh, COVID ajal siis peame kohe nagu ümber mõtlema, nii palju vaja leida asendusi, võib-olla järgmine kuu on palju rahulikum, et siis, et selline ise ka, et nagu mõnes mõttes teeme kõike, ei ole sellist stabiilsust, et võib-olla selline, mis sina arvad? Jaa, neid väljakutseid jätkub, ma arvan, et kes töötab sotsiaalses ettevõttes ja sellises startup-ilikus algatuses, siis on siin ühtjagu põnev. Samas, kuna rutiin puudub, siis on pidevalt selline lahendustele orienteeritud aktiivne nagu tööstiil, aga et see on võib-olla meil organisatsiooni mõttes nagu kuidas ennast hoida, et kuidas ise organisatsioonina olla siis hästi abipakkuv ja samal ajal ise ka vastu pidada heitlikel aegadel. Aga töö mõttes on väljakutseks reaalainetele ikkagi asendusõpetajate leidmine ja teatud piirkondades asendusõpetajate leidmine, et siit ka üleskutse maapiirkondade headel inimestel, spetsialistidel endast märku andma, kui vähegi õpetamine kõnetab, et võiks tulla meie asendusõpetajate nimekirja, et me saaksime pakkumisi teha. Et on, kuna me tegutseme üle-eestiliselt, meil on koole Saaremaast Ida-Virumaani, et siis igas piirkonnas on olemas kool, kellel vaja inglise keele õpetajad, vene keele õpetajad, matemaatikat, füüsikat, keemiat, klassiõpetajad, kunsti, tehnoloogiat. Noh, see valdkonna variaal on tegelikult väga-väga lai ja iga inimene, kui tulles meie kodulehel asendusõpetaja.ee, et siis sa saadki vaadata ka kõik need tunnid, mis siis kool annab päriselt, et mis see võiks olla minu ampluaas mõeldav. Mida me ise teeme, et asendusõpetajaid leida, on see, et me korraldame neile infopäevi, kus me siis räägime enda programmist, et järgmine tulebki nüüd kohe aprilli alguses. Lisaks sellele me teeme sotsiaalmeedias erinevaid selliseid sihitud üleskutseid ka, et piirkonniti proovime leida. Teeme koostööd Töötukassaga, et Töötukassast on ka meile tulnud päris palju lahedaid asendusõpetajaid. Ja tegelikult ongi minu arust lahe see, et 5 aastat oleme tegutsenud, et järjest rohkem meid leitakse ka täiesti ise. Kuulsin sõbralt, minu koolis oli
et juba nad leiavad meid ise ka, et üldiselt nagu suuremates piirkondades, linnades tegelikult meil on palju, aga jah, et on mõned piirkonnad, kus võib-olla on rohkem väljakutset leida neid asendusõpetajaid.